Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eestiees.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 46 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Mis organisatsioon on Klintel? Kas Klintelis on ka Eestist pärit toetajaid? Kuidas saab Klinteliga liituda? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust ma nagu alati soovin teile ja iseendale ja loodan, et ei solvu, kui me hakkame oma musta kasti, mida nimetame ajuks, alateadvust, lahti pakkima. Ja näete, siin üleval on Jaan Järvik, Dmitri Mendileevi kolmainsuse pildid ja keskel on siis see Jaan Järviku saade Universumi ainuväli, mis ka kordub. Ja samuti jookseb ka paralleelselt Kuunu Jansoni Inimese vaim. Vot siit hakkamegi nüüd edasi ka minema. Ja mis asjad need on? Ja vot need on head küsimused, need on küsitud millal ja kullal ja võtame siis uksepulki lahti. Kas see on nüüd maailmaorganisatsioon või on ta mingisugune erakond või? Nii et teeme ka siis slaidid lahti. Nii, ja küsimust oli siis ka lahti, mis organisatsioon on Klintel, on küsitud. Ja võtame ta lahti, ma arvan, et mõnele tehnokraadile või lihtsalt mõtlejale või kes ei viitsi poliitikaga tegeleda, hakkab see ühingu värk meeldima. Ja loeme siis ette, tema pilt on, näete niimoodi seal üleval, leiate Klintel.org, kus meie kohta. Kliimaatintelligentsed Klintel on sõltumatu sihtasutus, mis teavitab inimesi kliimamuutustest ja kliimapoliitikast. Saite nüüd aru, et mille pärast on küsitud, mis see ikka see kliima ja mis see kliimapoliitika on ja vaat nüüd olete siin täitsa selles puntras sees, kes võtavad sõna. Ja vaadake, kas siis seal oli ka küsimus, kas Eesti kliimapoliitikud ka siia sisse on tulnud. Ja millega ta tegeleb? Sihtasutus on ta. Ta on ka annetuste najal püsti. Sihtasutus püüab üldsusele objektiivselt ja läbipaistvalt edastada, millised faktid on kliimamuutuste ja kliimapoliitika kohta kättesaadavad. Mitte niimoodi, et ma läksin kempsu, tõmbasin mingisuguse asjale vee peale ja see on kliimamuutus või. Ning kus faktid muutuvad eeldusteks ja ennustusteks. Näete, vaat seal on, et kui ma tõmbasin midagi peale, siis on ennustused ka, et ikka kliima muutub, mitte fakti ei ole. Teine punkt on, et sihtasutus viib läbi ja ergutab avaliku arutelu sel teemal ning teeb sellest valdkonnas uurivat ajakirjandust. Ajakirjandus ei ole massi siin. Sihtasutus soovib toimida rahvusvahelise kohtumispaigana teadlaste, kellel on kliimamuutuste ja kliimapoliitika kohta erinevad vaated. Vaadake, siin tulebki kahtlustused peale. Kaks meest istuvad kokku, üks erakonna mees ja teine erakonna ja nad kahtlevad, kas on ikka see rohepööre kasulik või ei ole, või paneme otse hooga edasi. Sihtasutus viib läbi või rahastab ka oma teadisuuringuid kliimamuutuste ja kliimapoliitika valdkonnas. Ja Klintel soovib võtta endale sõltumatu kliimavalvekoera, näedake, augub ja võtab säärest kinni kohe, kui te hakkate lollust rääkima, et ütlete, olete mingi ainuerakond, et teil on ainult teada need, kuidas asjaga võidelda ja kuidas lahendused on teil peas olemas.
nii rolli nii kliimateaduse kui ka kliimapoliitika valdkonnas. Näete, nüüd oleme poliitika ja teadus, 2 erinevat asja on see. Nii, saime siis teada, mis organisatsioon on. Teine küsimus oli siis, kas Klintelis on ka Eestit pärit toetajaid? Vaatame, teete lahti deklaratsioonid, värgid, näete, Eestist on päris kõvasti, 3 allakirjutanut on siin olemas, näete, Jaak Henno, Tõnu Kalvet ja Andres Saukas. See moodustati 2019, olin ka seal alguse juures, kui oli see Covidi värk oli sees. Ja näete, sealt näete üle maailma kõik ära, Soomest on näete 8 allakirjutanut ja toetajad. Ja teile kodune ülesanne, kirjutage üles, palju Venemaalt on, palju Hiinast on, palju Jaapanist on, palju Ungarist on ja nii edasi, nii palju kui neid maakera peal neid riike on, kui paljud võtavad asjadest osa, pakuvad oma mõtteid või vaatavad ja saavad seest ära. Nii et sellele küsimusele saite nüüd vastuse, palju siis Eestist on toetajaid. Nii, järgmine küsimus oli siin siis selline, et kuidas selle Klinteliga liituda saaks, kui on meil tehnokraate olemas veel, kes viitsib ja kes saab sellest asjast aru, et see rohepööre on kuidagi imelik, et on ainult poliitiline suund, mitte ei ole teaduslik suund. Ja näete, siin on kiri, kuhu võtta ja tuleb allkirjastada kliimadeklaratsioon ja nad kontrollivad üle, kas te olete üldse sobilik sõna võtma. Siin ma soovitangi proovida nendel poistel, võib-olla nad veab sinnapoole minekuga, need, kes siin eelmises saates oli, nagu siin Martin ja Rain olid 2 energeetikaspetsialisti, kas neil õnnestub sinna professorite ja muude selliste vanameelsete või selliste, ütleme, veebibuumerite hulka sattuda, sest kui ikka asjad kontrollitakse ja vaadatakse, et tule siia lolli juttu rääkima, aga vaidlema võib minna. Ja näete, täikese vorm ja all on kirjas, kliimateadus peab olema vähem poliitiline, samas kui kliimapoliitika peaks olema teaduslikum. Vaadake, kui ilusti pani 2 vastandit kokku. Eelkõige peaksid teadlased rõhutama nende modeliseerimisse ehk faktide kontrolli. Nii et liitumisega on niimoodi ja mis siis seal deklaratsioonis sees on? Vaatame. Deklaratsioonis on, millele peate nõusoleku andma ja alla kirjutama. Pöördun põhiliselt kõigi poole, kellel on huvi, võib-olla läheb läbi, mõelge, mis haridus, mis CV teil on, et sinna te ei pane igasuguse hunniku, aga midagi kui olete teinud. Ja need kliimadeklaratsioonis kirjutab alla. Esimene punkt on, kliimakriisi ei ole. See on ülemaailmne võrgustik, kuhu kuulub üle 2000 teadlase ja spetsialisti, on koostanud selle pakilise sõnumi. Kliimateadus peab olema vähem poliitiline, samas kliimapoliitika peab olema teaduslikum. Teadlased peaksid avalikult käsitlema oma globaalse soojenemise prognooside ebakindlust ja liialdusi. Samas kui poliitikud peaksid erapooletult arvestama oma poliitiliste meetmete tegelike kulude ja kujutlevate eeldust. Näete, siin ta ütlevad ilusti ära, et poliitik kasutab sellist väljendit tegelikult me tegime selle eelarve ära, aga tegelikult jätsime selle tegelikult jätsime lasteaiad välja ja nii edasi. Et 2 koorsust, et tegelikult ja siis päris tegelikult. Järgmine punkt. Soojenemist põhjustavad nii looduslikud kui ka inimtekkelised tegurid. Tunnistatakse teile üles, mõlemad on olemas.
Geoloogiline arhiiv näitab, et maa kliima on muutunud kogu planeedi eksisteerimise aja jooksul, kusjuures on esinenud looduslikke külma ja sooja faase. Väike jääaeg lõppes alles 1850. aastal. Seetõttu pole üllatav, et kogeme praegu soojenemise perioodi. Ja soojenemine on palju aeglasem, kui on ennustatud. Maailm on soojenenud oluliselt vähem, kui IPCC modelleeritud inimtegevuse sundi põhjal ennustati. Lõhe reaalse ja modelleeritud maailma vahel näitab, et oleme kliimamuutuste mõistmisest veel kaugel. Mina ütlen seda sama, mina ei saa võtta, aga mõned asjad on ikka selged. Ja võtame siis, millega praegult me tahame kogu aeg raha maksta ja kütusele juurde panna, just et CO2 meeldib meile nii, hinda juurde panna, parem oleks veel võtta see hapnik O2 ka veel kasutusele, see oleks parem variant, sest seda kasutame rohkem O2 tegelikult inimesena. Ja vaadake, kliimapoliitika tugineb ebapiisavatele mudelitele. Kontrollitakse lihtsalt, kui ma lasen puuksu või peeru, et see tapab osa elanikkonda näiteks Haapsalus või Rakveres ära. Nii, ja kliimamudelitel on palju puudusi ja need ei ole globaalsete poliitiliste vahenditena kaugeltki usutavad. Näete, mis ma praegu ütlesin lause, kindlasti te ei usu seda, et seal Rakveres mõni ära suri. Need suurendavad kasvuhoonegaaside, näiteks CO2 mõju. Lisaks ignoreerivad need asjaolu, et atmosfääri rikastamine CO2-ga on kasulik. Näete, paneme kasvuhoone CO2. Vaadake, kuidas tomatipoisid hakkavad ennast paremini suuremaks ajama. Neil on hea meel kohe. Punaposksed tulevad ja jämedad ja nii edasi. Ja näete, ütleb ilusti, CO2 on taimne toit, kogu elu alus maal. Nii et hapnik ei ole, sellega me hingame, aga CO2, sellega me saame toitu. CO2 ei ole saasteaine ja on oluline kogu elule maal. Fotosüntees on õnnistus. Rohkem CO2 on kasulik loodusele, muutes maa rohelisemaks. Täiendev CO2 õhus on soodustanud ülemaailmse taimne biogaasi kasvu. See on hea ka põllumajandusele ja suurendades põllukultuuride saagikust kogu maailmas. Globaalne soojenemine ei ole loodusõnnetusi suurendanud. Vaadake need üleujutused, kõik mis toimuvad, ei ole see teinud. Siin maavärinad ja muud toimuvad maa sees ja väljapoolt toimub natukene kumeruses, sest ega see vee hulk, mis meil siin kupli all on, ega see ei suurene. See on samasugune, ookeani vahepeal mattub ja jõgedesse. Jõe tasemed, vaadake, suvel kuidagi vaatad on nagu vähevõitu, aga kevadel ta kõik see sulab, mis ei ole seal, siis kipub ta tänavatele tulema ja ei ole suurendanud. Puuduvad statistilised tõendid selle kohta, et globaalne soojenemine süvendaks orkaane, üleujutusi, põudasid ja muid sarnaseid loodusõnnetusi. Või muudaks need sagedasemaks. Siiski on piisavalt tõendid selle kohta, et CO2 heitkoguste vähendamise meetmed on sama kahjulikud kui kulukad. No kui seda hakkame vähendama CO2, näete, meil tekivad probleemid, siin on ju tõestmine ära, pärast vaatame, teises pooles tuleb üks tark mees, keda Kreekas ei lubata rääkida, aga lubati Ungaris rääkima. Nii et Euroopa on ka vist Ungaris ka olemas, aga Ungaris vist euro ei kehti, sellepärast ta sinna sai, see on riigi üks eripära, oma raha ikka, oma keel ja oma raha. Nii, ja nüüd lõuame selle deklaratsiooni ka lõpupoole. Kliimapoliitika peab arvestama teaduslikku ja majanduslikku reaalsus. No loodusseadus on reaalsus. Kliimakriisi ei ole,
olema kindlalt vastu kahjulikule ja ebareaalsele CO2 netoheite nulltaseme poliitikale, mis on kavandatud aastaks 2050. Kui tekivad paremad lähenemisviisid, ja kindlasti tekivad, on meil piisavalt aega järelemõtlemiseks ja kohanemiseks. Globaalse poliitika eesmärk peab olema heaolu kõigile, pakkudes igal ajal usaldusväärset ja taskukohast energiat. Jõukas ühiskonnas on mehed ja naised hästi haritud, sündimus madal ja inimesed hoolivad oma keskkonnas. Ja epiloogiks sellele kliimadeklaratsioonile, enne kui allkirja hakati kirjutama alla. Maailma kliimadeklaratsioon on toonud kokku suure hulga pädevaid teadlasi üle kogu maailma. Selle rühma märkimisväärsed teadmised ja kogemused on kliimamuutuste tasakaalustatud, erapooletu ja pädevad vaate saavutamiseks hädavajalik. Edaspidi tegutseb grupp nime all Global Climate Clintel Grupp, ongi Clintel. Grupp annab valitsustele ja ettevõtetele kogu maailmas nii tellitud kui ka soovimatuid nõuandeid kliimamuutuste energia ülemineku kohta. Ja tärniga need teadlasi üle maailma, tal ei ole vaja neid teadlasi, keda meil erakonnad eraldavad oma stuudiates enne valimisi, vaid ütleb, et oluline ei ole mitte ekspertide arv, või argumentide kvaliteet. Nii et ma tahaks ka, kui nad näiteks ükskõik on seal EKRE või on Isamaa või reformierid või sotsid meil siin Eestis, kui hakkavad rääkima mingisugusest elektriasjadest ja energeetikast, soojusest või muust sellisest, siis see peaks olema neil argumendid sees. Ja lõpp, kui ta teab lahendust, hinna alla laskmise lahendust, siis võiks selle lahendusega tegelema hakata. Toon lihtsa näite. Näiteks, kui ma satun kuhugile mingisuguste bandiitide keskele, nad seovad mul käed selja taha, jalad ka kinni, viskavad mu nurka, suu jätavad lahti. Ja siis, mis te arvate, ma hõikan, ma tean lahendusi nendele kahele tapjale, kes ootavad kõnet, et mind kas teise ilma visata või mitte visata. Või hoopis hakkab mul mõte tööle, et kuidagi saaks käed lahti, jalad ka lahti ja ootamatult kahega võitlus asuda. Ja võtta neil telefonid ära ja sõita ja põgeneda sealt piirkonnast. Tõsiselt öeldes mitte lahkuda või see nagu tänapäeval öeldakse, et kui rinne taganeb, siis ta negatiivselt ründab. Võid põgeneda ja siis, kui järsku keegi helistab, et kuule, näed, me saime teada, et see, kes teil seal kinni on seotud, see on selline poiss, et see ei ole mitte vajalik, lööge ta umbe. Ja siis samas vastad, et kuule, kuidas su enda nimi on, varsti saame kokku, ma tean, kus sa elad. Mõelge, kas see on lahendus või on see ainult suuga möla, kui said teada, kelle poisid olid, nad ise uhkusega rääkisid välja, sa said nime teada. Kas siis hakkame hääletama kellegiga, et on vaja sellele kätte tasuda või mõtiskled ja räägid teistel. No ma tõin lihtsa näite, et argumendid ja selline suusooja enne valimisi lubamine vist ei vii meid kuhugile. Ja siin eelmises saates oli ka juttu, oli ka Kaitseliidu vormi kandmisest, et ühtepidi võib seda kanda või teistpidi ei tohi. Kõigepealt peab arvestama, kes vormi kannab, et kas see sinna vormi sisse sobib. Mina näiteks ütlen teile ära, mina arsti vormi selga ei pane. Sellepärast ma ei oska seal arsti juures mitte midagi teha. Ma teen seal inimese surma või ütlen lihtsalt, et ma tapan ära siis ma olen mõrtsukas, kui seal ma midagi teen.
aga nüüd poliitik tuleb energeetikust rääkima, no tema on tegija, mitte midagi ei ole teha. Vot see mõelge nüüd, keda te valite või kuidas te on, aga kellel vorm on seljas, ta on kõik need tingimused täitnud, ta on trennis, ta on kõik läbinud need kursused, oskab lasta, oskab enesekaitset, ta tuleb kohe appi, see on kindel, aga hakata valima sinna, et ta mingisuguse imeliku artikli kirjutas välja, vot see mulle tehnokraatlikule ajusse kuidagimoodi ei istu. Sellepärast see on nagu imelik lugu. Lihtsalt mõelge üle, te võite mind sarnata, sõimata või ära, et mul on, aga ma olen tehnokraat, ma tean. Lihtsalt loogiline mõtlemine, mitte poliitiline loogika, vaid lihtne matemaatiline. Sest 2 tükki tulevad mulle kallale, siuvad kinni, neid on rohkem, nad on tugevamad, neid on suuremad. Aga kavalusega võib-olla saan jagu nendest. Aga ma ei hakka õikama seal kinni seotuna, et ma tean lahendust. Nii, pildigad ära, tuleme suurele pildile. Kas sa nüüd said teada Klintelist midagi või on midagi panna, sest järgmine pool tuleb huvitavam. Aitäh sulle, Andres. Ei no, väga tänuväärne teema on, et kahju, et see Klintel just praegu nagu nii-öelda meie saates artikleid ju oled sealt ju võtnud küll ja küll. Ja, olengi võtnud, ta on kogu aeg mul siin. Et jah, et sellega nüüd niimoodi liituda ka saab, minu jaoks oli see täielik üllatus ja täiesti positiivne üllatus, et siinkohal üleskutse kõigile meie kuulajatele ja vaatajatele, et kui te tunnete ennast ära, et võiksite aidata selle kliimakommunismi kummuli lükkamisest, siis palun väga, liituge Klinteliga ja saab ühise jõuga selle ära tehtud kenasti ja saame normaalsuse uuesti taastada. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas kliimat reguleerib loodus? Ainult üks küsimus. Palun, Andres. Ja, tore. Üks küsimus, aga see on päris pikk vastus tuleb. Ja vot siin selle ettekandmise ees ma jätan kommentaarid kõrvale, sellepärast see mees räägib minu eest ära, ütlen kohe ausalt, ja mul ei ole kommenteerida midagi, ma rohkem õppisin ja ta tundub, et on võib-olla mõni aasta minust vanem ka. Nii et paneme siis pildid, slaidid ära, slaid näitab ära ja ise teeb ära ja lõpuks siis mõtleb ja küsimused tulevad sulle, Maari. Nii, ja mees tuli väljakule, kreeklane, intervjuu Demetris Kousisjanisega. Kliimat reguleerib loodus. Ja näete, see on Klinteli leheküljelt, võtame neid sisse, kui soovi tuleb, siis me katsume veel lahendada ja kui on liikmeid seal juures, siis saab ka juurde panna, sest ega ütleme need kurjad sõnumid, mis siin oleme vahepeal ka pannud, hinnad on enamus teada, aga prooviks seda aju ragistamist ka mööda natukene kollektiivset alateadvust õiges suunas lükata. Nii, ja näete, et tema kiri on. Ja siin ma ütlesin ette, et ei hakka kommenteerima, võtame üks ühele. Samane ongi Klinteli org. Näete, koduleheküljelt saate selle lahti võtta ja soovitan Klintel lihtsalt sisse lüüa, hakkab teile võib-olla koheselt meeldima ja nii edasi. Ja vot konverents toimus Ungaris, sest oma kodumaal Kreekas ta on tühistatud. Kliimamuutuste pettus on julm ja rumal. Kuidas see konverentsiga seotud on? Esitati küsimus, mis takistab kliimamuutuste küsimusega konsensuse saavutamist. Vastasin, et konsensust pole, sest on ikka veel teadlasi, kes otsivad tõde
isegi omaenda rahalise turvalisuse või isiklike suhete ohverdamise hinnaga. Kliimat reguleerib loodus, seda ütleb see härra kreeklane otse, siin on tema otsene intervjuu. See, mida me täna näeme, on teaduslike teadmiste ja poliitika segu. Lõputu katastroofide ennustuste jada, planeedi päästmise ideede propageerimine ning põhjuste ja tagajärgede ümberpööramine, nagu märkis Ateena riiklik tehnikaülikooli emeriitprofessor Demetris Kotsianinis, kellega me pärast tema loengut Ungari Teaduste Akadeemias vestles Ungari ajakirja Demokraat ajakirjanik. Näete, ta kutsuti Ungarisse loengut pidama. Ja küsimused hakkavad nüüd tulema. Sa pärined Kreekast, teaduste hällist. Mis aiendas sind vaidlustama ametliku kliimanarratiivi ja kahtluse alla seadnud süsinikdioksiidi kõikvõimsat rolli globaalses soojenemises? Näete, kõikvõimas on jutumärkides. Tõe otsing on vastustalt. Sokrates uskus tõe võidukäiku ja antiikkreeklaste arvates saab tõde teada vaid pideva kahtlemise ja kriitilise mõtlemise harjutamise kaudu. Sokratese lähenemisviis oli, et tõe otsimiseks tuleb alati esitada küsimusi, sest see on ainus viis teadmiste omandamiseks. Aristotelese sõnul peavad filosoofid ja uurijad tõe teenimiseks ohverdama isegi oma head suhted armastatud sõpradega, sest maailmas pole midagi kallimat, väärtuslikumat kui tõde. Kreeklasena püüan järgida Aristotelest ja see määrab minu suhte teadusega. Kuidas see konverentsiga seotud on? Esitati küsimus konverentsilt, mis takistab kliimamuutuste küsimustes konsensuse saavutamist. Vastasin, et konsensust pole, sest on ikka veel teadlasi, kes otsivad tõde isegi omaenda rahalise turvalisuse või isiklike suhete ohverdamise hinnaga. Samas levivad ka kuulujutud, et niinimetatud kliimaskeptikuid rahastab väidetavalt naftalobi. Mis on teie arvates selle küsimus? Õnneks või kahjuks on vastupidi. Meie skeptikud ei saa raha. Pigem maksab naftalobi neile, kes tahavad süsihappegaasi heitkoguseid keelustada. Suurem osa rahast läheb kliimauuringutele ja need, kes valitsevad dogmaga ei nõustu, ei saa mingit toetust. Maailma suurim projekt oli varem Manhattani projekt, teise maailmasõja aegne teadus- ja arendusprojekt, mille eesmärk oli aatomirelvade väljatöötamine. Viimastel aastakümnetel on kliimauuringutele kulutatud palju rohkem raha, et levitada dogmat, et inimtekkelised süsihappegaasi heitkogused ohustavad planeedi tulevikku. See on suur raha, aga ennekõike on see võim, kuna atmosfääris ei ole riigipiire. On see globaalne projekt, mis valmistub piiride lõhkumise kaudu ette ühe maailma impeeriumi valitsemiseks. Samal ajal, kui teadusuuringkondades käib üha elavam arutelu kliimamuutuste ja nende põhjuste üle, väitsite oma ettekandes, et tänapäeva kliimateadus pole üldse teadus. Mida te selle all mõtlete? See, mida me täna näeme, on segu teaduslikest teadmistest ja poliitikast. Viited konsensusele, tsensuur ja ametlikust narratiivist erinevate arvamuste mahasurumine, eriarvamustel olevate väljendajate tembeldamine eitajateks, lõputu katastroofi ennustuste jada
mis peaaegu alati osutuvad valeks, planeedi päästmise ideede propageerimine ning põhjuste ja tagajärgede ümberpööramine. See ei ole teadus, vaid pettus. On rumal ja julm asendada teadusterminoloogia poliitiliste loosungite ja mittetähendusliku keelega. Kas saate tuua näite? Esimene termin, kliimamuutus. See on justkui kliima oleks tuhandeid aastaid muutumatuna püsinud ja alles mõni aastakümne tagasi hakanud muutuma. Tegelikkus on aga see, et kliima on kogu maa 4,5 miljardi aasta pikkuse ajaloo jooksul alati muutunud. Seda tõendab näiteks maal mõõdetud pikim aegrida, mis näitab Niiluse veetaseme muutusi 849 aasta jooksul. Seevastu kliimakriis, millega inimkonda hirmutatakse, on puhtalt poliitiline konstruktsioon ja sellel pole reaalsusega mingit pistmist. Sama kehtib ka termini kasvuhoone efekt kohta. Miks? Atmosfääris kasvuhoone efekti ei ole. Atmosfäär ei ole isotermiline ja puudub plastkuppel. Saite aru, kasvuhoone, mis õhuvoolu takistaks, meid ei kata plastkatte, järelikult ei ole olemas sellist asja nagu kasvuhoonegaas. Standardatmosfääris domineerib atmosfääri kiirguse efekt are, vesi, veeaur ja pilved. Süsinikdioksiidil on väga väike roll. Atmosfääri süsinikdioksiidi kontsentratsiooni suurenemine ei ole avaldanud mingit märgatavat mõju. Atmosfääri süsinikdioksiidi tasakaalu domineerivad looduslikud protsessid. Inimeste süsinikdioksiidi heitkogused näiteks fossiilkütustest moodustavad ainult 4% kogu heitest. Need on need korstnad. Tossavad küll, aga need on ainult 4% ja nad kohe lähevad taimedesse. Mida sa mõtled põhjuse ja tagajärje ümberpööramise all? Puuduvad tõendid selle kohta, et atmosfääri süsinikdioksiidi kontsentratsiooni suurenemine põhjustab temperatuuri tõus. Vastupidi, paleoklimaatilised ja kaasaegsed vaatlusandmed toetavad vastupidist põhjuslikku seost. Temperatuuri tõus eelneb süsinikdioksiidi taseme muutustele. Seega ei ole süsinikdioksiidi taseme tõus põhjus, vaid tagajärg. Kliimamudelid viitavad aga vastupidisele põhjuslikkusele seosele. Näete, siin öeldakse lihtsalt ühtepidi, aga tuleb teistpidi. Millele teie metoodika põhineb? Kuna tuvastasime olemasolevate meetodite probleemi, töötasime välja uue meetodi põhjuslikkuse käsitlemiseks. Põhjuslikkus mängib võtmerolli kogu teadmiste puus, alates filosoofiast ja loodusteadustest kuni tehnoloogiliste ja sotsiaalpoliitiliste uuringuteni, kuid on ka olulisi lahendamata probleeme. Meie meetodi põhjuslik seos on kana või muna tüüp. See tähendab kahesuunaline. Rakendasime seda temperatuuri ja süsinikdioksiidi vahelisele seosele, mis viib meid järeldusele, et üldtunnustatud põhjusliku suuna saab välistada, kuna see rikub vajalikku tingimust. Seevastu temperatuuri ja süsinikdioksiidi põhjuslik suund on tõenäoline. Ulatuslikud analüüsid on viinud ainsa võimaliku järelduseni.
et kõigepealt toimub temperatuuri muutus, millele järgneb süsinikdioksiidi kontsentratsiooni muutus. See järeldus kehtib nii kaudsete kui ka instrumentaalsete andmete kohta kõigil ajavahemikel. Mis põhjustab suurenemist? Atmosfääri süsinikdioksiidi dünaamika saab matemaatiliselt väljendada üksnes looduslike protsesside kaudu. Süsinikuisotoopide andmed kajastavad atmosfääri süsinikdioksiidi isotoopkoostiste muutusi, ilma et inimtegevusest oleks jälgigi. Need näitavad, et vaadeldavad muutused on looduslike protsesside tagajärg. Mis siis põhjustab globaalset soojenemist? Temperatuuri tõus 21. sajandil on kooskõlas lühiajalise kiirguse LH ehk päikese kiirguse muutusega. Maa albedo on planeedi võime peegeldada päikese kiirgust tagasi kosmosesse. Täieliku neeldumise korral on albedo 0 ja täieliku peegeldamise korral 1. 21. sajandil on Maa albedo vähenenud, mis tähendab, et neeldunud päikese kiirguse neeldumine on suurenenud. Tähendab, maakera imeb päikese kiirust rohkem ja saabki rohkem päikest endale. Kas selle põhjus on teada? Mitte päris. Albedo muutus on ilmselt seotud pigem maa pinna kui atmosfääriga. See on ilmselt seotud maa roheliseks muutumisega. Elusorganismid armastavad soojust. Atmosfääris toimuvad muutused on looduslikud protsessid. Hingamise ja fotosünteesi tulemus. Maa roheliseks muutub, mis laiendab biosfääri ja muudab selle produktiivsemaks. Ma arvan, et peaksime selle üle rõõmsad olema. Niimoodi ta lõpetab. Ja siin on, kust on ta võetud, see intervjuu avaldati varem Geotsjatsoni poolt veebilehel kliimatsuk.com. Sherman Zuzasa intervjuu avaldati ungari keeles ajakirjas Demokraatia 13. jaanuaril 26. Ja siis Demetris tõlkis selle inglise keelde Teppel abil ehk selle AI poisi moodi. Nii et tulime siis suurele ekraanile, mis sa arvad, kas tasub selliseid mehi kuulata, kes rahulikult on kustutatud, ei saa raha, võetakse kõik käest ära ja ta elab ikka edasi, ei jookse kuhugile vihmavarju hoidma, ei taha midagi teha, aga kui hakkad sellistega vestlema, ma olen sinna ka mõned asjad saatnud, nad vestlevad ilusti sinuga ja ajavad juttu küll läbi meili ja keegi ei aja mingit erakonda taga, kõik ajavad ühte asja ja teavad, et maakera on üks ja see samane kliimavärk, näed, ei saa müüri ehitada ümber maakera, et riik oleks ühendatud selle kosmosega, et see on minu päike ja minu temperatuur ja nii edasi. No mis sa arvad? Need on sinu kord lahendada. Aitäh sulle, Andres. No minul kohe kangastus mu oma kooliaeg. Et ma tegin gümnaasiumi eksamil, tegin geograafia eksami. Minu mäletamist mööda äkki oli 74 punkti sain ja seal oli seesamune kliimateema oli seal sees ja seal oli kindel, et mina pidin õige vastusena kirjutama, et meil ikkagi on need kasvuhoonegaasid seal, mis tekitavad siis kliima soojenemist ja olid ka need osooniaugud, et mida ma pidin nagu nii-öelda kirjutama. Noh, teadus areneb kogu aeg edasi. Kui toona arvati seda, siis täna arvatakse teist, ehk siis toona
me arvasime, et see, mida ma sinna eksamile kirjutan, on õige, siis tegelikult täna me hakkame juba jõudma teadusega sinna kanti, et need vastused olid tegelikult valed. Me arvasime ühte, aga tegelikult on hoopis midagi muud. Et väga tänuväärne on see, et siuksed teadlased tulevad välja. Ilmselgelt neid suukorvistatakse ja see on ka põhjus, miks ta oma riigis seda teha ei saa, sest oma riik on esimene instants, kes suukorvistama hakkab. No ma selle oma Kaitseliidu juhtumiga võin ka öelda, et näed, oma riik tuleb ja omad organisatsioonid ja tulevad ja hakkavad suud sulgema, et ei tule Soomest, ei tule Rootsist, vaid ikkagi omad. Et ilmselgelt sama on ka selle teadlasega ja miks ta nii-öelda oma riigis on tühistatud. Aga noh, pole hullu, läheb teise riiki, teeb oma suu lahti ja jõuab terve maailmani. Et sama on ka siin meiesugustega, et kui oma riik sulgeb suu, siis me lähme mujale ja meie suud ei sulgeta, ütleme niimoodi. Aga aitäh! No ja selle kohta jätkaks ära, et vaadake, Kuno Jaanso, just see on see kollektiivse alateadvuse mõjutamine. Ja te mõelge sellised väiksed asjad, nagu on olnud, tehti katsed, toon ühe väikse näite, makaakidele ühel saarel, seal Jaapani kandis, õpetati enne kartulisöömist, soojade kartulisöömist, õpetati neid pesema. Nad õppisid selle ära ja mis huvitav variant oli teisel saarel, need makaagid hakkasid ka neid kartulit pesema. Kuigi nad ei olnud sealt saarelt lahkunud, nad olid hoopis eraldi vesi oli vahel, aga juba oskasid nad pesta. Vot siit ongi, kuidas moodi see asi edasi läheb, telepaatia kaudu või kuidas see läheb. Vot see on see ajuvärk, vot sellega ma tahan lõpetada. Ja mõelge nüüd tehnokraadid, kas tasume niimoodi lollustega kaasa joota suure hurraaga, sest see Euroopa ja värk, see kipub minema ja euro on ju tegelikult välja mõeldud raha ja välja mõeldud riik. Nõukogude Liidus jäi rubla paika, ta oli küll suur liitriik, aga rubla jäi ja Ameerika Ühendriigid on ju 50 osariiki, kõigil on oma riigid, omad kubernegid nagu presidendid, nad on kõik sõltumatult, omad põhikirjad on olemas seal ja dollar kehtib neil seal üle piiri minekuga, aga kohe kui üle piiri saad, muutub kohe olukord, et sa oled selle osariigi seadustega seotud. Nii, aga mis seadused meil on, meil ei ole oma põhiseadust ja saabki välja mõelda igasuguseid lollusid nii Kaitseliidu või muu liidu. Nii et see on minu lõpp. Aitäh sulle, Andres, et siinkohal ongi meie kuulajatel ja vaatajatel palju mõtteainet. Kõike head ja nägemist! Meil on Eestile plaan B.